Tere, Tiiu Tarot siinpool, novembrikuu, täiskuu 5. november, sõnnimärgis. Vaatame, mis on siis täiskuu ajal meie ellu tulemas, mida sa pead teadma, mis on olulised sõnumid. Esimene kaart on meil konkurents. Oi, kus seda kaarti on siin hiljuti ka välja tulnud. Konkurents, võistlemine teistega, enesevõrdlemine teistega, miks teistel on juba parem ja lahedam elu, miks mul ei ole, miks nemad saavad, miks mina ei saa. See on see energia, mis meid tegelikult seest väga ära sööb. Ja see on ka et kui me võrdleme ennast teistega aru saamata, et me ei ole ju teised. Sina oled sina ise, sa ei saagi olla keegi teine. Igal ühel meist on oma unikaalne tempo, enda unikaalne hingerada. Kõik me ei olegi tulnud siia ellu samu asju tegema, proovima, katsetama ja looma. Ja see kaart räägib mulle ka võistlemisest ja konkurentide edestamisest, et kui sul on pooleli nagu teatud, on see näiteks spordiga seotud, on see tööga seotud, et sul on tunne, et sa pead nagu kuidagi võitsma või et teistest nagu peale jääma, võib-olla ka nagu siis tööintervjuudel näiteks on ju neid konkurente edastama, siis tea, et selles kaardis ja selles täiskuus on väga-väga palju sellist tuleenergiat, et see on nagu tuleelemendi kaart on ju. Ja ta räägib sellest, et mida julgemalt ja ägedamalt ja ekstravertsemalt me kuidagi peale lendame asjale, tõesti näitame, kes me oleme ja mida me teha oskame, siis sa edestad kõiki neid konkurente, et päris huvitav, päris jõuline nagu sõnum kohe, millest alustada. Järgmine kaart meil tuleb siis veeelemendis. Selle kaardi nimi on kirg. Kaart number 3, mille vastu sina tunned kirge, mis paneb sul silma särama, on see tööalaselt, on see äkki mingi uus hobitrenn, on see reisimine, on see, et sa tahaksidki rohkem enda näiteks talenti annet näidata, äkki sa tahad luua kunsti, on ju, esineda, et meil on nagu tuli ja vesi sellest täiskuust praegu siin koos, on ju, et üks räägib sellest, ma tahan võita, ma tahan olla parim, ma tahan näidata, mida ma oskan, ja teine räägib ka sellest kirglikkusest, aga veeelemendis on kirg väga nagu selline sügav ja tundeline. Ma tunnen, et mu hing vajab, et ma pean sellist asja tegema, et päris huvitavad ja üsna intensiivsed kaardid meile siia. Järgmine kaart on meil siis kaart number 23. Selle kaardi nimi on pihtimus. Ja nagu sa näed, siin 2 inimest istuvad, seletavad, räägivad omavahel. See kaart räägib mulle koostööde tegemisest, koos mõtlemisest, koos asjade loomisest. Sinu ellu tulevad inimesed ja sa leiad enda inimesed üles, kes mõtlevad sinuga sarnaselt, kes toetavad sind, kes aitavad sind. See kaart räägib mulle ka südamelt ära rääkimisest, enda sõpradega, toredate inimestega veelgi lähedasemaks saamisest, nii et see ka üks selliseid täiskuu teemasid ja õppetunde on kindlasti, et kellele ma saan toetuda, kellele mitte või kellele ma saan kõik südamelt ära rääkida, kellele mitte ja mis inimesed minu elus on ja kellega me saame nagu koos kulgeda või et teineteist paremini ja rohkem toetada. Aitäh sulle, mina olen Tiiu Tarot. Tšau!